Rakette kulutatakse kiiremini, kui neid suudetakse asendada. Euroopa Liidud hakkavad murenema. Pinged Lõuna-Vaikse ookeani piirkonnas kasvavad. Ameerika näib võimas, kuid tema haare hakkab ületama tema võimekust. See ei käi järsu kokkuvarisemisega, see ei juhtu nii. See on aeglasem, peenem. Kuu järel lakkavad asjad koos püsima. Kuni üks otsus, vaid üks, põhjustab kõige muu kokkuvarisemise. Ja on 6 konflikti, mis selle vallandavad. Ameerika ei nimeta Taiwani ametlikult riigiks. Selle asemel on olemas seadus, mis loodi juba 1979. Aastal seadus, mis ütleb, et Ameerika varustab Taiwani relvadega. Seadus, mis ei ütle kunagi, et Ameerika hakkab sõdima. See on strateegiline ebamäärasus, diplomaatiline jutt, ehk mitte öelda, mida sa tegelikult teeksid. See töötas üle 4 aastakümne, sest keegi ei proovinud seda. Nüüd on see muutumas. 2025 aasta lõpus viis Hiina läbi ulatuslikud ühisõppused, mis simuleerisid blokaade ja täppislööke Taiwani ümbruses. USA juhtkond on korduvalt hoiatanud, et need õppused muutuvad järjest raskemini eristatavaks tegelikest operatiivsetest tegevustest. Sõjalaevad harjutasid ümberpiiramist. Dessantväed harjutasid rannikualade surveoperatsioone. Fookus polnud mitte vaatemängul, vaid ajastusel. Hiina rannavalvelaevad tiirutavad nüüd iga päev Kinmeni saare ümber. See asub vähem kui 2 miili kaugusel Mandri-Hiinast. See pole sümboolne surve, vaid harjutus. Peking tegutseb oma käsiraamatu järgi, lõigates esmalt ära välissaared enne pealetungi. Kuid pealetung ise ei pruugi kunagi tulla sellisel kujul, nagu keegi ootab. Washington on 10 aastat valmistunud D-päeva stsenaariumiks Taiwani väinas. Amfiibmaabumised, raketirünnakud, selge sõjategevus. Selline samm, mis sunnib vastama. Peking kasutas neid samu aastaid millegi vaiksema ehitamiseks. Alates 2023 aastast on Taiwan teatanud korduvalt veealuse sideinfrastruktuuri häiretest. Mitmed valitsused, sealhulgas USA ja Ühendkuningriik, on hoiatanud, et need veealused kaablid on kaasaegses konfliktis kriitiline haavatavus. Matsu saared kaotasid nädalateks internetiühenduse. Äritegevus seiskus, makseid ei saanud teha. Side katkes täielikult. Sageli jäetakse märkamata, kui sõltuv on kaasaegne sõjaline koordineerimine samast tsiviilinfrastruktuurist. Satelliitide varulahendused on olemas, kuid suurem osa turvalisest andmeliiklusest, sealhulgas kaitsevõimega seotud finantsarveldussüsteemid, liigub endiselt veealuste kaablite kaudu. 2025 aasta alguses asus Hiinaga seotud laev otse Taipeist põhja pool asuva kaabli kohale, kui see katkes. Veebruaris heitis Togo lipu all sõitev laev ankru Tainani lähedal ankru keelutsoonis. See lohistas ankrut mööda merepõhja, kuni veel üks kaabel katkes. Taiwani võimud on jälginud peaaegu 52 kahtlustatavat varilaeva, mis tegutsevad Taiwani kaablite lähedal. Lipud vahetavad riikide vahel, transponderid lülitatakse välja ja 2026 aasta jaanuaris rikkus Hiina sõjaväetroon esimest korda ajaloos Taiwani territoriaalset õhuruumi. Washingtonist ei tulnud ühtegi avaldust, sanktsioone ei kehtestatud ja Peking pani vaikuse tähele. Hiina rakendab nüüd karantiine. See ei ole blokaad, see oleks sõjaline. Karantiini rakendavad tolliametnikud. Ja strateegiline nihe siin on peen, kuid ülioluline. See kujutab eskaleerumist ümber bürokraatiaks, mitte sõjategevuseks. See on oluline, sest rahvusvahelised reageerimismehhanismid on loodud sõjalisteks olukordadeks, mitte halduslike jaoks. Peking kuulutab välja karmimad kontrollireeglid Taiwanis dokkivatele laevadele. Kogu kaup peab esitama Hiina võimudele eelnevad deklaratsioonid. Hiina rannikuvalve alused võivad laevu vabalt pardale minna. Laevad, mis keelduvad, saadetakse tagasi. Pole rakette ega ametlikku avaldust. Lihtsalt palju pinget rakendatakse kõikjal korraga. Washingtoni probleem pole selles, et nad ei suuda blokaadile reageerida, vaid selles, et Peking ei anna neile blokaadi, millele reageerida. Ja siin läheb asi inetuks. Taiwan toodab üle 60% maailma pooljuhtidest ja üle 90% kõige arenenumatest kiipidest, peamiselt TSMC kaudu. Need kiibid on integreeritud kõigesse, alates F-35 lennukite elektroonikast kuni raketijuhtimissüsteemide ja pilveinfrastruktuurini. Märkimisväärne osa USA arenenud relvasüsteemidest sõltub tarneahelatest, mis läbivad Taiwani. Järgmise põlvkonna süsteemid, millele Ameerika panustab, hüperhelikiirusrelvad, tehisintellektil põhinev sihtimine, uue põlvkonna hävitajad, kõik need sõltuvad sellest tarneahelast. See ei ole ainult majanduslik sõltuvus, see on ka sõjaline sõltuvus. Ja ajakava ei muutu sugugi selgemaks.
Aastaid kartsid sõjaanalüütikud 2027 aasta sissetungi, mis oleks rahvavabastusarmee 100 aastapäev. See andis planeerimisele kindla raamistiku, kuid nüüd sellest ajakavast taganetakse. USA luure ütleb nüüd, et kindlat sissetungi kuupäeva pole. See kõlab nagu hea uudis, aga tegelikult ei ole. Kindla tähtaega saab arvestada ja selleks valmistuda. Nüüd peavad planeerijad mõtlema, kas see on see aasta. Liitlased juba kohandavad oma plaane. Jaapan on avalikult öelnud, et rünnak Taiwanile oleks nende enda ellujäämise küsimus. Filipiinid on laiendanud USA ligipääsu oma baasidele. Seoul on siiski ettevaatlikum. USA kaitseametnikud tunnistavad, et Seoul keskendub eelkõige Põhja-Koreale, mitte Taiwanile. Kui Taiwanis puhkeb konflikt, avab Kim Jong-un Korea piiril teise rinde. Iga strateeg teab seda. Tõeline pinge ei ole seaduslik, vaid ajas. Taiwani suhete seadus kirjutati maailma jaoks, kus eskalatsioon võttis nädalaid. Täna võib eskalatsioon toimuda tundidega. Siin on küsimus, millele Ameerika pole vastanud. Kui Peking tegutseb, kas õiguslik raamistik peab vastu? Või tehakse otsus reaalajas, surve all, puuduliku info ja ülemaailmsete tagajärgedega? Aga mis siis, kui seda sammu ei tulegi? Mis siis, kui see pole üks sissetung, vaid tuhanded väikesed sammud? Kaablite läbilõikamine, droonide sissetungid, majanduslikud piirangud, halduslikud kitsaskohad, igaüks neist liiga väike, et sõda vallandada, kuid kõik koos võtavad Taiwanilt aeglaselt tegutsemisvõime. See ongi praegune tegelik stsenaarium. Peking ei pea võitma sõda, mida Ameerika võiks pidada. Ta peab looma sellise, mida Ameerikal on raske ära tunda. Ukraina ei ole enam sõda, mida Ameerika võidab. See on sõda, mida Ameerika üritab ohjata. Eesmärk ei olnud kunagi täielik võit, vaid ohjeldamine. Nõrgestatud Venemaa, ellujäänud Ukraina. Plaan ei ole kadunud. See lihtsalt ei kujunda enam poliitikat. 2026 aasta alguses kerkisid vaherahu arutelud taas esile mitmes kanalis. Euroopa riigid uurisid julgeolekugarantiisid. Pariisi, Londoni ja Washingtoni ametnikud on kõik eraviisiliselt tunnistanud, et külmutatud konflikt on nüüd kõige tõenäolisem tulemus. Venemaa seisukoht pole muutunud. Moskva ei luba NATO vägesid Ukraina pinnale. Nad tahavad esmalt kokkulepitud territooriume. Läbirääkimised tulevad teiseks. Selle sõja hind ei ole raha, vaid tööstuslik. Ameerika saatis Ukrainasse 300 000 suurtüki mürsku. Pentagoni hänget aruanded näitavad, et tootmine kasvab, kuid jääb siiski sõjaaegsele tarbimisele alla. Armee soovib jõuda 2026 aasta keskpaigaks 100 000 mürsuni kuus. See kõlab muljetavaldavalt, kuni saad teada, et Ukraina suudab selle koguse 2 nädalaga ära kasutada. Ukraina kasutatavaid raketitõrjesüsteeme on vaja ka mujal. Taiwan, Lõuna-Korea, Pärsia lahe riigid, Euroopa. Lockheed Martini Patrioti tootmisliin Camdenis, Arkansas'es on üks peamisi kitsaskohti. Juhtkond on avalikult öelnud, et tootmise suurendamine võtab aastaid, mitte kuid. Iga Patrioti patarei, mis sel aastal Ukrainasse saadetakse, on üks Patrioti patarei, mis ei asu Guamil. Tarneahel ei tee vahet erinevate piirkondade vahel. See lihtsalt tühjeneb. See toob Euroopa ja Vaikse ookeani piirkonnas samasse kriisi. Seetõttu eraldab EL rohkem raha. Euroopa taas relvastub. Poola juhib NATO-d kaitsekulutuste osas protsendina SKT-st. Saksamaa on pühendunud 100 miljardite eurode ulatuses kaitsele ja infrastruktuurile. Suurbritannia ja Prantsusmaa laiendavad oma võimekust. Paberil näeb see hea välja, aga see on vaid paber. Tegelikkuses on see konkurents. Kõik ammutavad samast piiratud ressursist ja Peking jälgib samu numbreid. Ukraina pole ainult territooriumi küsimus, vaid ka signaalide andmine, mida õpetab vastastele pikk, kulukas ja ebakindel kohustus. Mida näitab surve all sõlmitud kokkulepe võimete piiride kohta. Ja samal ajal, kui Washington üritas veel Ukrainaga kokkulepet saavutada, oli Lähis-Idas juba tuli süüdatud. 2026 aasta veebruaris korraldasid Ameerika ja Iisrael 12 tunni jooksul ligi 900 õhulöökimissiooni. Nimeks oli eepiline raev. See tappis ülemjuht Ali Khamenei. See tappis 10 Iraani kõrgeid ametnikke. Samuti hukkus umbes 170 tsiviilisikut. Üks rakett tabas tüdrukute kooli mereväebaasi kõrval Manabis. Kättemaksu hind oli see osa, millega keegi polnud arvestanud. Iraan sulges Hormuzi väina. Umbes 20% maailma veetavast naftast läbib seda kohta. See oli suurim varustuse löök alates 1973 aastast. Tarbijad üle kogu maailma tundsid mõju nii bensiinijaamas kui ka toidupoe kassas. Iraan suurendas vastulööki. Droonid tabasid tsiviilobjekte kogu Pärsia lahe piirkonnas, Saudi Araabias, Bahreinis, Kataris. See tõi taas asendusmilitsed mängu.
alates 2023 aastast olid huhtid saanud tugeva USA pommirünnakute kampaania tõttu tõsiselt kannatada. Nende raketitehased said tabamusi, nende juhid tapeti. Pentagon teatas, et neid hakkasid varuosad otsa saama. 48 tundi pärast operatsiooni Eepiline raev olid nad tagasi Punases meres. Ründasid tankerlaevu droonidega, mida keegi polnud varem näinud. Iraani disainiga kokku pandud kaubanduslikest komponentidest, mis smugeldati läbi Omaani. Umbes $2000 maksvad droonid tulistati alla tõrjerakettidega, mille hind oli $2 miljonit. Laevandusettevõtted olid sunnitud ümber suunama hea lootuse neeme kaudu, mistõttu tõusid laevandushinnad taas pandeemia-aegsele tasemele. See vahetuskurss kasvab iga päevaga. Maailmapank ja IMF on mõlemad hoiatanud, et selle koridori pikaajaline häirimine võib põhjustada ülemaailmset inflatsiooni. Hezbollahi võitlus Iisraeliga paisus suureks. Hukkus üle 2000 inimese. Hezbollah tulistas rakettepositsioonidelt, mida USA luure oli hinnanud tühjadeks. Washingtonile oli see karm õppetund. Iraani proksi ei ole staatiline sihtmärk. See on võrgustik, mis kasvab uuesti, seni kuni Teheran seda rahastab. Iraan suudab proksi uuesti üles ehitada vaid mõne veoki hinnaga. Ameerika ei suuda raketitõrjetehast vähem kui 7 aastaga uuesti rajada. Iga sõin tegutseb pooliseseisvalt. Iga üks neist võib põhjustada eskalatsiooni. Ükski neist ei vaja, et Iraan laseks esimese otsese lasu. Kaitseministeeriumi kõrged ametnikud on tunnistanud, et praegune operatsioonide tempo mõjutab valmisolekut teistes piirkondades, sealhulgas Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Ja see on enne, kui tuumaküsimus üldse tõstatatakse. Iraani rikastamise tase on viimastel aastatel lähenenud relvakõlbuliku materjali piirile. IAEA on korduvalt teatanud, et pärast järelevalvepiiranguid on neil Iraani tuumategevuse üle vähem ülevaadet. Mis juhtub siis, kui Iraan selle piiri ületab? Sest niipea kui see juhtub, ei jää piirkond enam samaks. Saudi Araabia on juba teatanud, et hakkab tuumarelva taotlema. 18 kuud Türgil on tehniline baas olemas. Egiptusel on motivatsioon olemas. Tuumaleviku tõkestamise eksperdid hoiatavad, et tuumarelvastatud Iraan võib käivitada kiireima tuumaarengu ahela pärast külma sõda. Ja USA valikud. Valikuvõimalused kahanevad kohe, kui see juhtub. Sõjaline sekkumine muutub riskantsemaks. Diplomaatiline mõjuvõim nõrgeneb. Piirkondlik stabiilsus mureneb. Nii et küsimus Iraani kohta ei ole, kas USA suudab Iraani rünnata. Küsimus on selles, mis juhtub pärast seda. Milline näeb heidutus välja piirkonnas, kus eskalatsioon on detsentraliseeritud ja tuumakünnis ähmastunud. Ja mis veelgi olulisem, kui palju maksab sealt seotuks jäämine, samal ajal kui kõik muu on endiselt aktiivne. See ei ole tingimata eraldiseisev probleem, kuid see on võimendaja, mis kurnab samu ressursse. Ja siis on veel üks koht, kus ükski neist puhvritest ei eksisteeri. Pole käsilasi, pole eitamisvõimalust ja pole viivitust vahejuhtumi ning eskalatsiooni vahel. Lõuna-Hiina meri. Peaaegu 1/3 maailma kaubandusest liigub läbi nende vette. Energiavedu, pooljuhid, tööstuskaubad. Kõik, mis on seotud kaasaegsete tootmisahelatega, läbib mingil hetkel seda piirkonda. Ja Hiina on veetnud üle 10 aasta kaardi ümberkujundamisega. Tehislikud saared, lennurajad, raketisüsteemid. See kõik on püsiva kohaloleku loomise nimel. Napikaid vahejuhtumeid tuleb aina juurde. 2026 aasta märtsis lähenes Hiina fregatt kiiresti Filipiinide alusele Tito saare lähedal. Filipiinide kapten pidi kokkupõrke vältimiseks kõrvale põikama. 2 päeva varem suunas Hiina korvett oma tulejuhtimisradari Filipiinide fregatile. Jaanuaris sulges Peking Scarborough madaliku, väites omandiõigust alale, mida rahvusvaheline õigus nimetab Filipiinide veteks. Kokkupõrker muutuvad üha sagedasemaks ja need võivad olla vägivaldsed. 2025 aasta augustis üritasid Hiina mereväe laev ja rannavalvelaev rammida Filipiinide alust. Selle asemel põrkasid 2 Hiina laeva omavahel kokku. Vähemalt 3 meremeest hukkus. See näitab, kui lähedal on need veed konfliktile olnud. Ja need kokkupõrked, millest maailm ei kuule, toimuvad igal nädalal. Filipiinide alused on pidanud taluma veekahurite tugevaid lööke, mis on suutnud varustust kahjustada. Vietnami ja Indoneesia laevad teatavad korduvast ahistamisest. Hiina rannikuvalve laevad tegutsevad nüüd poliitika jõustamise eesliinil. Pekingil ei ole vaja mereväelahingut võita. Pekingil on vaja muuta kalapüük, puurimine, patrullimine ja kaubandus oma vetes millekski, mille jaoks pead luba küsima. Iga nädal, kui see töötab, liigub joon kaardil.
kontroll ei tule ühest vastasseisust, vaid sellest, et aja jooksul muudetakse seda, mida peetakse tavapäraseks käitumiseks. CSIS Aasia meretransparentsuse algatus on korraldanud mitu sõjamängu Taiwani ja piirkondliku konflikti laienemise teemal. Stsenaariumid muutuvad, aga lõpp ei muutu. Peaaegu igas simulatsioonis kulutab Ameerika kogu oma kaugmaa laevatõrjerakettide varu esimese nädalaga ära. CSUSI meeskond lõi selle olukorra jaoks termini tühjad kastid. Enam pole rakette, mida Hiina laevade pihta tulistada, kuni tehas järele jõuab. Blokaadi stsenaariumis langeb Taiwani elektrivarustus 20 nädala jooksul 35% tavapärasest. Üle 100 kaubalaeva, mis saadeti saart varustama, uputatakse. Sissetungi stsenaariumis hävitatakse 90% liitlasvägede lennukitest enne, kui need üldse õhku tõusevad. Need ei ole kõige hullemad stsenaariumid. Need on keskmised tulemused, võidud. Nii et küsimus pole siin ainult eskalatsioonis, vaid ka jätkusuutlikkuses. Filipiini meremees saab surma Hiina kuulist. Mida Washington tegelikult saadab? Kust ja mis hinnaga? Hiina ei pea seda valikut peale suruma. Ta peab selle lihtsalt vältimatuks muutma. Ja see on ikka veel see rindejoon, kus tulistamine peaks toimuma merel. Järgmine toob võitlase koju kätte. Seoul asub ühes maailma kõige tihedamalt surutud strateegilises keskkonnas. Umbes 26 miljonit inimest elab Põhja-Korea suurtükiväe laskekauguses. Aga Pyongyang mõtleb suurelt, sest Põhja-Korea ei ole enam ainult piirkondlik heidutusprobleem. Ukraina muutis kõike. Põhja-Korea on süvendanud koostööd Venemaaga viisil, mis otseselt kiirendab nende relvaprogrammi. USA ja Lõuna-Korea luurehinnangud on korduvalt kinnitanud suurtükiväe, raketisüsteemide ja tehnilise abi ülekandeid Venemaa ja Põhja-Korea vahel. Tuhanded Põhja-Korea sõdurid saadeti võitlema Kurskisse. Umbes 1000 neist on hukkunud. Vastutasuks sai Põhja-Korea seda, mida ta tegelikult soovis. Satellite-tehnoloogia. Juurdepääs Venemaa õhutõrje teadmistele, kuid neil on nüüd midagi väärtuslikumat kui raha. Lahingukogemus. Põhja-Korea sõdurid on omandanud olulisi oskusi. Droonivõitlus, elektrooniline sõjapidamine, koordineeritud tulejuhtimine, oskused, mida 20 aastat TMC õppusi pole kunagi õpetanud. Kimi armee ei ole enam lihtsalt valveteenistus. See on üksus, kus on lahingukogenud sõdurid ja Vene õpetajad. Ka varustus paraneb. Raketisüsteemid, mille testimine varem võttis aastaid, saab nüüd täiustada välise tagasiside abil. Tahkekütusega süsteemid on peamine muutus. Erinevalt vedelkütusega rakettidest saab tahkekütusega raketid kiiresti välja lasta, vajades minimaalselt ettevalmistusaega. See vähendab vastaste hoiatamisaega tundidelt minutiteni. Põhja-Korea hiljutised tahkekütusemootorite katsed viitavad jätkuvale edasiminekule kiiremini käivitatavate mandritevaheliste süsteemide suunas. Ja kaugus ei ole enam probleem. Põhja-Koreal on 5-aastane plaan tuumatriadi loomiseks. Selle hulvas on esimene tuumaenergial töötav allveelaev. See on juba ehitamisel. Ainuüksi ulatuse poolest muudab uusim Hwasong 20 kogu Ameerika Ühendriikide mandri sihtmärgiks. See ei käi kasutamise tõenäosuse kohta, see käib kindla võimekuse kohta. Ja võimekus muudab heidutust, olenemata sellest, kas seda kasutatakse või mitte. Kübermõõde on sama oluline. Põhja-Koreal ei ole enam pangandussüsteemi vaja. 2025 aasta veebruaris sooritas Põhja-Korea häkkerite rühm nimega Lazarus Group suurima krüptoraha röövi, mis eales registreeritud. Nad tühjendasid ühe pärastlõunaga Bybiti börsilt $1,5 miljardit. Raha pesti läbi segajate ja varikontode. ÜRO järelevalveorganite hinnangul on Põhja-Korea varastanud alates 2017. aastast üle $6 miljardi väärtuses krüptoraha. See pole mingi taskuraha. See on terve riiklik relvaprogrammi eelarve, mis on täielikult rahastatud väljaspool dollaripõhist süsteemi. Väljaspool kõiki sanktsioonivahendeid, mis Washingtonil on. See on ülioluline, sest see väldib traditsioonilisi survevahendeid ja rahastab järgmist raketti. Sellepärast lakkas surve tugevdamine Pyongyangile olemast päris poliitika umbes 2022 aastal. Tõeline halvim stsenaarium järgmise 24 kuu jooksul ei ole raketi väljalaskmine. See on etendus. Tavaline mandritevahelise ballistilise raketi katsetus, mis maandub Hawaii lähedal vette. Kas kindlustunne saab püsida stabiilsena tegeliku kaugmaa võimekuse korral? Seoul teeb selle juba avalikuks. Küsitlused näitavad, et umbes 70% lõunakorealastest toetab oma enda tuumarelvi. Tokyo töötleb plutooniumi ümber. Tuumarelvade leviku tõkestamise süsteem laguneb korraga 2 kohast.
Ja samal ajal, kui lääs jälgib kõige valjemaid rindejooni, tõmbab kõige vaiksem rind igalt relvalt arsenalis jalgealuse alt ära. Aafrika ja täpsemalt Aafrika metallid. Iga elektriauto, iga F-35, iga droon, kõik need sõltuvad metallidest, mis tulevad kaevandustest, kuhu Ameerikal enam tegelikku ligipääsu ei ole. Aafrikas elab täna 1,4 miljardit inimest ja aastaks 2050 ulatub see arv 2,5 miljardini. See on manner, mida tõmmatakse Hiina juhitud majandussüsteemi. Samal ajal arvab Washington endiselt, et abiprogrammid ja riigivisiidid moodustavad plaani. Aastatel 2022 kuni 2024 ajas Mali Prantsuse väed välja. Sama tegi ka Burkina Faso. Ameerika Ühendriigid juhtisid mitme miljoni dollari suurust droonibaasi Agadesis, Nigeris. See oli Saheli kõige olulisem terrorismivastane tugipunkt. Kurat nad aeti 2024 aastal välja. 3 lääneriikide väljatõstmist 3 aasta jooksul. Kui lääs on lahkunud, on Moskva sisse astunud. Wagner lahkus ametlikult Malist 2025 aasta keskel, pärast Tinzavateni varitsust peaaegu aasta varem. See oli nende suurim kaotus mandril. Aga Wagner ei lahkunud tegelikult. See muutis oma nime. Aafrika korpus on nüüd Venemaa kaitseministeeriumi otsese kontrolli all. Samasugused inimesed, samad välijuhtid ja uus embleem. See tegutseb Malis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Liibüas, Burkina Fasos, Nigeris ja Sudaanis. Ajakirjanikud, kes asja uurisid, leidsid Malis 6 salajast Wagneri juhitud vanglat. 100 tsiviilisikuid hoiti kinni ja piinati. Mõned kadusid jäljetult. Hiina mäng on vaiksem ja pikema perspektiiviga. Selliste ettevõtete kaudu nagu Hiina Molybden ja riigiga seotud infrastruktuuri rahastamine on Peking kindlustanud endale juhtivad positsioonid kriitiliste mineraalide tarneahelates. Üks kaevandus Tenke Fungurume Kongo TVs toodab 3% maailma vasest ja 5% selle koobaltist. Need on 2 metalli, mis panevad F-35 mootorid ja elektriautode akud tööle. Peking kontrollib ka 19-20 olulise mineraali rafineerimist kogu maailmas. Isegi kui Aafrika valitsus sõlmib kaevanduslepingu Ameerikaga, nagu tegi Kongo TV 2025. aasta detsembris, peab maavara ikkagi minema Hiina rafineerimistehasesse, et sellest saaks midagi kasutuskõlblikku. 2026 aasta märtsis sõlmitud Hiina ja Kongo TV kaevandusleping muutis selle seose veelgi tugevamaks. $7 miljardit Hiina infrastruktuuri raha vastu 1,2% tasu eest. Ükski lääne pakkumine ei suutnud sellele ligi lähedalegi jõuda. 2025 aasta jaanuaris korraldas Hiina koos Venemaa, Iraani ja Lõuna-Aafrikaga ühise mereväeõppuse Hea Lootuse neeme lähistel. Kui Hutid ja Iraani sõda sulgesid Punase mere, on Hea Lootuse neem nüüd ainus tõeline marsruut Aasia ja Euroopa vahel. Ja Hiina korraldas just õppused selle üle, kes seda kontrollib. Samal ajal on USA sekkumine vähenenud. Africom eksisteerib endiselt Pentagoni alluvuses käsustruktuurina, kuid selle operatiivne kohalolek on pärast baaside sulgemist ja vägede väljaviimist Saheli piirkonnas mitmel pool vähenenud. 2026 aasta riikliku julgeolekustrateegia ütleb, et Ameerika peaks, tsiteerin, jääma ettevaatlikuks Aafrikas taas tärkava terroristliku tegevuse suhtes. Al-Qaida ja Islamiriigi Saheli harud kasvavad kiiremini kui ükski teine džihadistlik rühmitus maailmas. Nii näeb välja piirkond, mis on kaotamas. Ja riigid, mida Washington kunagi nimetas oma tugipunktideks, vaatavad juba mujale. Keenia sõlmis 2025 aastal suure koostööraamistiku Hiina ülemaailmse julgeolekualgatusega. See on seesama riik, mis võõrustas USA terrorismivastaseid operatsioone 2 aastakümmet. Keenia ametnikud räägivad nüüd avalikult Pekingist kui partnerist, kes tõepoolest tuleb kohale rahaga. Kui Keenia relvajõudude asetäitja sõitis 2025 aasta novembris Pekingisse, sai USA saatkond Nairobis reisis teada Hiina riigimeedia kaudu. Tanzania sõlmis uue lepingu, mis lubab Hiina riigiettevõttel hallata nende sadamat, mis asub otse India ookeani laevateedel. Sadamat, mille kohta USA mereväele kunagi öeldi, et see jääb tsiviilkasutusse. Etioopia ostab nüüd Hiina jälgimissüsteeme. Senegal, mida USA kunagi nimetas eeskujulikuks demokraatlikuks partneriks, on saanud uue presidendi, kes kampaania käigus lubas lääne kaevandusettevõtted riigist välja tõsta. Tema esimene välisreis viis Moskvasse. Iga samm eraldi on pöörduv. Koos, aga mitte. Lobito koridor on ainus helge koht, millele Washington viitab. USA toetatud raudteeliin, mis kulgeb Sambia vaskivööndist läbi Angola Atlandi ookeanini. Paberil murrab see Hiina monopoli Aafrika vase transporditeebel. Tegelikult kulgeb see koridor läbi 3 riigi ja sõltub Angola poliitilisest stabiilsusest.
mis pole kunagi olnud garanteeritud. Ja taegi, kui vask jõuab Angolasse Lobito kaudu, laaditakse see ikkagi laevale, mis sõidab Hiina rafineerimistehasesse. Aafrika ei ole eraldi rinne. See on taustatingimus, mis määrab vastupidavuse igal teisel rindel. Sest mineraalid toidavad relvatootmist, tarneahelad toetavad heidutust ja majanduslik joondumine annab strateegilise vabaduse. Kui need sisendid muutuvad, läheb kõik muu pingelisemaks. Nii et kui kõik 6 rinnet kokku panna, pole see muster juhuslik. See näitab surve suurenemist. Aga Ameerikal on liitlased. Tal on raha, $900 miljardi suurune kaitse-eelarve, mis on suurem kui järgmise 10 riigi sõjaväed kokku. Millest Ameerikal puudus on jõud. 2026 aasta tõeline võitlus ei toimu üheski kindlas piirkonnas. See peitub lõhes kohustuste ja võimekuse vahel, lubaduste ja tootmise vahel, kohaloleku ja kättesaadavuse vahel. Hiina ei vaja, et Taiwan sel aastal langeks. Venemaa ei vaja, et Ukraina kokku kukuks. Iraan ei vaja läbimurret juba homme. Põhja-Korea ei pea tulistama. Ja Aafrika ei pea kuulutama poole valimist. Neil on vaja ainult aega ja aeg paljastab piirangud. Iga planeerija Washingtonis saab sellest juba eraviisiliselt aru. Iga plaani sisse on kirjutatud sama eeldus, et teised kriisid ei eskaleeru, kuni nende oma on aktiivne. 5 eeldust üksteise otsas. Igaüks neist on eraldi võttes mõistlik, kuid koos on see võimatu. Nii et tegelik küsimus ei ole, milline konflikt võidab, vaid milline konflikt jõuab kohale siis, kui teised on veel lahendamata. Sest see on ainus tulevikuversioon, kus süsteemi testitakse täielikult. Mitte järjestikku, vaid samaaegselt. Ja kui see juhtub, siis tulemust ei otsusta ette kirjutatud strateegiadokumendid. Selle otsustab see, mis on veel laos, mis on veel tootmises ja mis on veel reservis. Kõik muu on juba ära jagatud. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video. Kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun hakka tellijaks ja lülita teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates MapHack.